No nii, tervist! Alustab siis rändaja selle aasta viimased osad. Alustame siis siit seekord rändamist siin Tallinna bussijaamast ning liigume siis bussi peale. Kuhu me läheme, seda näete juba õige pea. Check this out! No nii, oleme siis Riias bussi taga ära, teeme talle too-joo. Nüüd meil on mõned tunnid aega siin Riias, umbes mingi 9 tunni pärast läheb lennuk meil siit Riiast. Ma olen praegu hetkel Riia bussijaamas ning siit üle jõe jääb, ma ei tea, mis see on, vist on ka Taugava jõgi. Ma ei hakka pealt pakule panema, et Euroopa suurim siseturg. Aga lähme vaatame, mis siin bussijaamas sees näiteks on. Kohe bussijaama sisse tulnud. Kohe siin kohviaparaadid. 1 euro maksab kohvid. Neid mingi miljonit saad 1 euro eest, teed saad 1 euro eest. Mõned maksavad 90 senti, siin väiksemad topsid, suurem tops 1 euro on. Siin on ka mingi täpselt samamoodi espresso, kõiki saad mingi šokolaadijooki ja mingi iiris šokolaate ja kohvijoogid on siin täitsa lahe vaata. Ja siis on Eestis võiks ka veel sellised kohviaparaadid ja siis võiks olla sellised asjad ka nagu näiteks naistel hästi palju läheb vaja ja siis mingi koldreksi siis isupid ja mingi COVID-i vastu on neil selline suurtamata väga midagi. Ja noh, nagu ikka ja sellistes kohtades on ka sellised härrad magavad, enam sega, sest magab. Vaatame siin ilmselt ringi ja ega sellist väga midagi suurt vaadata ei olegi. Mingi klientide avatused on mingi kedaaliselt, siin märgid, siin info, registratuur, check-in, need asjad on ka, vaatame, mis siin toimub. No see on kinni, jah. Sealpoolt on nagu kinni, ilmselt. Aga selline, siit seest on. Ikka vahe. Nii et lähme vaatame, siit saab City Centerisse, siin on Swedbanki automaadid, saab raha välja võtta. Aga noh, meil sularaha on. Raha ei ole välja võtta, nii et sinime, ootame. No nii, oleme siin Riia vanalinnas, kus on jõulukuusk kenasti näha. Siin jääb ka mingi hoone, mingi Riias Tome, keegi teab, mis see tähendab, siis teab. Ma täpselt ei oska öelda, mis asi on, aga jaa, see kuusk tundub päris ahvatlev ja ilus välja. Ma loodan, et ümber ei kuku. Siin saab isegi seda jõulupuud katsuda. Vau! Olen Riia jõulupuud katsunud. Paneme pusjaga vastu. Nummi. Aga me vaatame, mis Riias veel saab teha. Tšau! Ma olen tagasi siis siin Riia bussijaamas. Ja vaatame, kuni kell saab 8. Siin müüakse isegi snäkki asju. Siinpool. Snäkki pool olemas. Ma ei tea, mis asja ütles. Ega midagi võtta jaoks töös. Sest ma tiksun siin mõned tunnid väljas suht jahe. Jalamad mõtlen mereta ja hullu. Soojem, võtan Marti kohvi. Siit vaatan, mis bussiga saab kuhugi siit minna. Siin on mingi baar, mis tehakse kell 8 hommikul lahti, saab hommikul kohvi. Saiakest siin koha peal süüa. Mõned tunnid läheb aega. Siin on päikseprillid, mis on koju. Siin maksab mingi 15 eurode päikseprillidega. Aga praegu on vist kõik, see on lahti tehtud. Ma olen PCS. Seda ma käle. Aga näeme juba mõne tunni pärast lennujaamas. No nii, tervist! Oleme siis jõudnud kenasti ilusti bussijaamast siia Riia lennujaama. Ja täitsa kena tundub isegi siin. Rahvast eriti ei ole, kuna on COVID-i aeg. Maski mul ees. Maski kulutus on Lätis ning on ka loomulikult on ka Maltal. Aga kuna 3 tundi on veel lennuni aega, siis laemme veits telefoni, vahetame
ja vaatame natukene, äkki teeme ühe kohvi kuskil, aga seni kaua olge tublid, juba varsti oleme lennuki peal. No nii, sai siin väikse, see on päris mõnusalt suur latte ja siin natukene sooja hoikusid võetud enne lendu, natukene kõhutäit ka, mitte väga palju, aga natuke ikka. Aga margi päris hea. Või peal, on lennud peal. Värin on sees, asi päris mõnusalt. Kus on mul esimene kord, kui ma lennukiga lendan? Ma just teie pärast tegelikult. Enam ka teie pärast. Aga kuna ma pole käinud niimoodi kunagi lennukiga lendamas, siis jah. Tšau. No nii, check-in on tehtud. Nüüd on pisut natukene sellist ooteaega ja mõtlesin, et võtan siin oma esimese lennu puhul sellise mõnusa Läti õlle ka. Maksusite siis 6 €. Ütleme niimoodi, maitseb nagu selline Aleksander õlle, umbes selline mekk on sellel õllel. Aga kohe lennuki peale. Ja lähme siis lennuki peale. No nii, esimene kord siis lennukiga lennata ja kohe akna äärel on see koht. Jalgadel ruumi isegi on, et saab talbu sirutada. Õhkutõusu pisut kardan, aga vaatame, kuidas sellega läheb. Ja teile pidi suutnud võib-olla ka sellest, kuidas õhku tõuseb. ma ei tea, kõik läksid mingi jumalasse sinna ühte bussi. Ma tulin siia bussi.
meil on mingi 18 kraadi sooja. Täitsa mõnus. Ilm tundub olevat, aga ma vaatasin äpist, et hästi kiirelt läheb pimedaks. Nii et tõmbame kiirelt hotelli ja näitan teile hotelli ka. No hei. Olen nüüd siin Maltal ja sain kontrollist läbi. Väga sõbralikult aidati. Soovitan tulla, sõbralikud inimesed. Isegi taksojuht on väga sõbralik. Et ta on tubli mees. Nii et juba õige pea ma olen hotellis. No nii, tervist! Olen hotelli jõudnud mõnusalt kohal. Tahaks teile kohe näidata, mis mul siin kõik huvitavat on. Kõigepealt ma mainin ära selle, et ma sain siia standard. Algul kui ma broneerisin endale siia hotelli toa, siis oli see standard. Aga ma sain tasuta kõrgema toa. Welcome to the Malta. Seega ma näitan teile seda luksust. Ma olen juba toas sees, tegelikult juba. Siin mõned minut on, näete, seik on täitsa olemas. Siin on, saab riidepuu. Jalanud panin siin hetkel. Vannituba, 2 kraani kaus, millest me räägime. Ja seevid, asjad, rätikud. Siin on vann, saad aru, siin on vann. Siin on vann täitsa pekkis. Veetsi pott tundub selline. Kena pealt olevat. Ma ei tea, ma ei teinud seda praegu lahti. Aga vaatame edasi. Siin on kohe mingi kööginurk, mingi külmkapp, õlutab vastu. Vett oli siin. Vett siin. Nõudepesu, see. Restid, nõusid saab tõesti. Mikrole nahi, veekeet. Nõusid on, ütleme niimoodi. Siis on telekas. Siis on üks tuba. Täitsa mõnus. Siin on uues, need Ameerika või Inglismaa nagu need omadate, aga siin on ka need USB need otsikud. Siis läheme edasi. Siin on teine tuba. Ega lahe, ma õpin siin toas kindlasti, sest siit paistab vot selline vaade. Kaubanduskeskus, kõik jõulud, värgid, aga mis me ikka siit läbi akende näitame. Lähme näitame palju paremast kohast. Siin on rõdu. That's all window stores are closed. Ma ei tea, mida iganes. Ja täiesti tasuta, tõsteti mul selle toa lihtsalt. Paarid asjad kohe. Ma olen kindlasti täna kuhugi siin vaatama ringi. Nii et hotelli õppe ma kindlasti istuma ei jää. Õhtu veel poisike nagu öeldakse. Nii et lähme vaatame. Tere hommikust! Siit Malta hotellist hotell. Ma ei väsi kordamast. Eile õhtul käisin avastamas kohti, mida teile täna näidata. Nii et täna tuleb väga pingepäev. Kohe kindlasti. Aga kõige tähtsam alati on hotellis ööbides on see, et hommikusöök. No näete, siin kapsasalat, sinki, juustu, salaamid, tomat, purgi, jogurt. Yes, thank you. A little bit, yes. You're welcome. Thank you so much. A little bit. Yes, that's fine. Thank you. Yeah, soup, yeah. See on niisugune praemuna. Nii. Lubati filmida. Saab sellest teenidega juttu. Näitasin korvi, aga siin korvis on aiad. Kaps ja porgani salatit, ma olin nagu nii imestunud. 4 minut seda, nagu Eestis oleks juba.
teenida imestada, vaata, ma võtsin selle taldriku ja selle taldriku koos ja siis see oli ka veel käes. Wow, you working here? ma tõttin Eestit, ma võtsin mingi seda omletikest, teine. No tavaliselt praegu ma ei tahtnud võtta, sest ma saan Eestist samamoodi ise teha. Omleti taoline asi, et mul ei ole mulje. Tomatit, kartulit, vorstiki sinna natukene. Siis, painapääl. See märgi päris hea. Et see kohvi, jah. Võib-olla võtame magustoitu ka pärast seda, kes teab. Kõigepealt tuleb alati võtta soolast ja siis magust. Jätke see endale meelde. Ja siis ikka bon appetit! Tere hommikust! Siis taas tulin siia Malta 11. korrusele. Siin on bassein mul selja taga. Võib-olla õhtul võib-olla hüppa, võib-olla homme hüppab sisse. Sest mul ei ole uimipüks kaasas. Oleks neid ikka uimipüks kaasas, teine. Aga ma tahtsin näidata teile seda vaadet, mis paistab. Näiteks siit niipidi täitsa mõnus. Ütleme, veits selline tuult on. Ja asju on. Aga kuidas Maltal trippida ringi, kas võtta see bussisõit, soome keelt oskad siis inglise keelt, siis paned seal Oppo Onis, sõidad ringi. Seal täiskasvanu pilet on, ma ei tea, circa 20 euri, aga mingi 2 päeva pilet on mingi 45 euri. 2 päeva passipilet, et nagu saad käia kuskil saare peal sõita, käia, teha, möllata ringi. Ma näitan teile seda suurepärast vaadet siis teise nurgalka. Ja ütleme niimoodi, et ma seda mõnusat vibe'i ei saa teeni kahjuks niimoodi seda lõhna poolest ei saa anda, aga see on täitsa vaadake, lihtsalt nagu Vahemeri, let's go inside the air. Siis need majad siin kõik ümber ringi, seal igal pool lihtsalt nagu see nii kütkestav. Siin on mingi karp ees, aga muidu näete, mingi kass on seal eemal. Lihtsalt, see on kellegi villa. Vau! Ossi poiss. See tundub kellegi villa olev. Sest vaadake, bassein. Tal ei ole olemas. Nende jaoks on tegelikult praegune aeg külm, aga minu jaoks on jumala soe. Ma arvan, täna ei jõua siia vett hüpata, siis kindlasti hüppan homme. Aga vaatame siis Malta veel ringi, kesklinnad, asjad ülesse ja vaatame, mis saama hakkab. Ja juba kuskil mingi kisakoorid käivad. Ja me eritame neid helisid.
natukene olen edasi jalutanud ja siin juba järgmine selline merekohake. Paadid, onju. Ma isegi ei hakka isegi mõtlema, mis süsteemiga need paadid siia paigutatud on. Sest no seda süsteemi, seda tahab päris süsteemit nimetada, aga suht huvitav. Paned sinna ei pane täpselt laial, vaid jätad kuhugi sinna keskele ja siis hüppad ette. Et see on veits või? Ebaloogiline. Või on lihtsalt need pöörid need vähe sitasti kinnitatud. Ja noh, me ei ole ütlejad, mismoodi nad peavad nüüd neid kinnitama. Aga siin juba mingi kuuba, püstrood, onju, värgid, onju. Igal pool elu käib, autod sõidavad, inimesed teeb tööd, kes kõnnib ja kes filmib, onju. Need noored olid mingi Euroopa, mingi selle konkursi võib-olla, Brüsseli konkursi panid kinni, onju. Nii et juba toredad noored. Väga vahe on vaadata, et elu ikka käib, onju, et mitte nagu Eesti, et lihtsalt kokku, onju. Bussiajad igast värgid meelt tõmbad jala, sest noh, kõige tervislik on ikka jala kõndida. Muidugi nad üritavad igasugu asju vähe määrida ja vee ei ole üritatud, aga õhtuti mingi on küll naised tikuvad ligi, mitte need naised, kes pakuvad oma tantsimisoskusi sulle. Et jah, nüüd peab vaatama, et nüüd ei paneks lappasse. Publik, toilet. See on mingi suht nagu mõnitavalt, et nii vaadake seda invaliidi kuju. Hooga. Aga tõmbame siis mööda mere äärt, vaatame, kuhu välja jõuame. Küll saab tagasi, aeg on, inimest tapab. Homme on ka. Homme ma arvan, ma teen sellise shoppingupäeva juba. Mul on enam-vähem plaan selge, et homme ma teen shoppingupäeva täna. Selline chill, relax, vaatan, äkki saab midagi ükskord tanuta. Tanuta asjad mulle räiget meeldivad. Et kui midagi saab tanuta, siis ei, see on mõnus, täitsa soe, mul hakkab isegi õle hakkab palav täitsa pekki. Tahaks seal pealt ära visata mingi ilma selleta käia, täitsa mõnus soe. Aga lähme jalutame, vaatame ringi veel, mis tuleb ja aastamist on 100-ga. Coca-Cola auto on, aga kus kohal on see teine auto? See ütles kraab juba või? Ja küll, pulliks, pulli peab ka ikka vahepeal saama. Ma leidsin täitsa pekkis Maltale, leidsin sellise asja nagu Rootsi, see Sweden bar. Hello! Et see andis mulle mõtte, et peaks Eesti baari ka. No nii, mõned faktid ka siin. Sued Zambone president 2012 suri peaaegu 100 aastaseks oleks elanud, 1913 sündis. Ma pole seda kuskilt järgi vaadanud, aga võib-olla oli tema selle ajal president, kui Eesti nagu taas iseseisvus ja Malta on esimeste riikide seas, ehk siis 26. augustil 1991 toetas Malta Eesti iseseisvust. Et selline pisike fakt siis teile. Aga ma vaatan, siin on täitsa kena villa, aine, selle taga jääb. See villa lihtsalt. Aine, tahaks kellegi villat külastada. Oleks lahe, võib-olla ei saa. Ma ei tea. Aine. Mis asja, siin on Läti saatkond. Siin on Läti. Läti saatkond jälgitab mind. Aga ma pisut näitan teise kaamera poolt ka, et siis on lahedam. Jaa, muidugi oled Range Roveriga invaliid. Aju invaliid. Okei, mul oli maal kohku. Ei ole Eesti. Siin nagu elu käib. Ma ei tea, kas ma olen puusse pannud või ei ole, aga no seda, mõtle kui Eestis käib kuskil mingi sellised asjad nagu kuked või kanad. Kanale, nagu must kukk. Must kukk. Ära seda konni küll söö. Ja siin on ka tuvi. Kaspar tuvi oled.
siin on ka mingi kujuke. Käib. Ma räägin, tasub tulla siia. Eestis olid sinised. Huvitav, see lahti ka on või? Ei ole. See on kinni. Oleks tõmbab kõne peale. Teil need telefoni puikad täitsa laedad. No siin kõrvaltänavatel on päris mõnus tegelikult käia. Vaadata, mis siin on nagu tavaliselt mingi turist tegelikult ei sattu. Ma lihtsalt nagu tulengi niimoodi. Ma äge on tegelikult mõnda käia ja vaadata. Avastada ise vaata. Sest noh, kui sa võtad selle turistika, üksinda on jumala igav, kellega sa seda muljekad iseendaga. No see on jumala äge. Aga siin on silt, et siin ei tohi panna prügi maha. Ja siin juba prügi vedeleb. Õnneks et mingi paber. Aga siin ka vist ei saa kaardiga maksta. Ei saa, vaadata kaardiga maksta. Jaa, võta ajaks. Pole probleemi. Mingi kõrvalappe müüakse 18 €. Aga noh, ma leidsin midagi eriti huvitavat üles. Oma lemmiksõbrad. Politsei jaoskond siin. Et kui on mingi murega võid ka alati politsei poole pöörduda. Ei pea olema alati mingi, et sa oled pahandust teinud või võib-olla on keegi sulle nahka teinud, nii et jep, me vaatame, kus kohas saab kaardiga maksta. Peteriku, thank you! Aga käisin poemanu ja võtsin endale sellist tomato snäkki. Ma olen isegi neid Eestis näinud, et need on täitsa head. Ja siis ostsin ka ühe selle fantakisega. Ja kuna ühest poest ei saanud head kotti, siis ma leidsin sellise Merry Christmas koti. Nii et ei, muidu on õhk on jumala soe. Ma ei saa aru, osad mingi panevad talle õpet selline. Ja mul on küll jumala palav. Vaade on ka siin täitsa mõnus. Captain Morgani kruiisip laev on siin. Ei teagi, kas seal Captain Morganit ka muidu saab, aga ma arvan, võib-olla isegi saab. Väga tahtan. Siin selja taga jäävad siia poed, mingi ärijooned või hotellimood, korterid, mida see teha. Aga ma hakkan siis läksima ja äkki tuleb mingi tuvi ka ligi. Toid on tuvisid ka Maltal. Vaadake edasi. Ja noh, siin on kena, ei saa midagi öelda. Siin ikka neid paate ja laevu jagub. Seal on mingi vaateratas. Jalutamisaeg on tohutult, aga akut ei ole enam tohutult. Seega seda peale veidi, et mõnus selline, nõrk selline mõnus tuul. Ma ei saa arugi, mis ilm on. Ma olen näiteks Särgiväel, mõned on ka hästi jõukesed riides, aga mõned mingi joped seljas. Te pole külma ilma näinudki. Aga tundub, et siit kohast me täna edasi läheme. Hetkel. Sest no kellaaeg ei ole selline, lihtsalt telefoni aku. Lähme võtame akupanga, võib-olla tuleme bussiga tagasi.